Sellel planeedil elab 4 inimtasandit. Esimene kategooria, need on tavalised inimesed. Järgmine inimkategooria on inimesed, keda võib nimetada geeniusteks. Need on inimesed, kellel on juba välja arenenud intuitsioon ja kes suudavad olukordi ja sündmusi intuitiivselt tajuda. Kolmas kategooria inimesi on nii-öelda elutargad inimesed. Need on vaimsed õpetajad, kes järgivad seda teed ja ei ela enam mitte niivõrd oma elu, vaid elavad teisi inimesi abistades. Need on inimesed, kellel on ekstrasensoorsed võimed. Need on inimesed, kes on avanud endas need seisundid, mis on tavainimesele nähtamatud. Nad kasutavad neid seisundeid teiste inimeste abistamiseks. Need inimesed on elutargad, need on õpetajad, need on need, kes mõistavad elu õigesti. Ja veel on üks inimkategooria, kes seisavad kõigist kategooriatest kõrgemal. Need on vaimselt valgustunud isiksused. Nad ei ole niivõrd inimesed, kuivõrd jumalikud olendid, Jumala inimesed. Jumala inimene on see, kes on endas avanud täiuslikkuse esmase tasandi. Ta jõuab siin planeedil Jumala inimese tasemele, peatab suremise ja sündimise protsessi, mis on paljude inimeste jaoks lakkamatu. Ta elab viimast korda selle planeedil ja valmistub juba teistsuguseks teenistuseks. Ta alustab seda teenistust juba siin. See on teenistus, kus sellised isiksused valmistavad ette teisi inimesi selleks vaimseks valgustumiseks. Nad valmistavad inimest ette, et ka tema saaks saavutada vaimse täiuslikkuse. Need on inimesed, kes armastavad kõiki. Ja te näete neid inimestena, aga nende energia on särav valgusenergia. Nende elu, see on teie teenimine. Nende mõtted on ainult mõtted teist. Nad ei hoolitse niivõrd enda eest, vaid kannavad hoolt ainult teie eest. Sellel planeedil avaneb nende kõrgem mina olemus teenimise kaudu. Aga miks? Avan saladuse. Kõrgemad olendid on kohustatud teenima madalama kategooria olendeid. Nii nagu teie teenite aidates loomi, hoolitsedes nende eest. Sama teevad ka kõrgelt arenenud isiksused, nad mõtlevad ainult teile. Viivad läbi programme teie arendamiseks ja õpetamiseks. Need on inimesed, kellel on ekstrasensoorsed võimed, kelle hinged on armastuse, soojuse, headuse ja armulikkusega mähitud ning täieliku hoolitsemisega teie eest. Kõik sellised inimesed, kes on sellesse seisundisse jõudnud, unistavad ainult ühest asjast. Teate millest? Aidata teid, et te saavutaksite selle imelise täiuslikkuse seisundi. Sellised isiksused võivad lahkuda selle planeedi kõrgemalt vaimselt tasandilt ja kehastuda siia teie sekka inimeste kujul. Nende teenimise eesmärk on inimkonna ja maailma arengu abistamise ning hoolitsemise tegevused. Oluline on teie püüdluste protsess. Oluline on teie soov teenida ja aidata teisi inimesi. Ja kui teie jõuate vaimselt arenenud inimese seisundisse, siis te saate aru, et ainult enda õnnest ei piisa. Te tahate õnne kõigile inimestele. Kogu inimkonna heaks tahate te anda kõik, mis teil on. Te tahate jagada kõike, mis teil on. Te mitte ainult ei jaga, vaid annate kõik ära, mis teil on, et maailm elaks paremini, et inimestel oleks kergem elu.